Tere, mu kallis ühed energiaotsija. Ma olen saanud üksjagu küsimusi selle kohta, et kas peaks sööma mahetoodangut ja kust üleüldse oma köögivilju ja muid toiduaineid osta. Minul suur osa toiduainetest tuleb mahetoodangust. Tartus on hea võimalus Juurika toiduringist üle 2 nädala neid soetada. Samas mul on juba talunikuga ka eraldi kokkulepped, et nii mõndagi tuuakse mulle koju kätte või saame linnas kokku ja kui vahepeal midagi otsa saanud, siis täiendatakse mu varusid. Et mina isiklikult eelistan mahetoitu, mida ma olen söönud juba praeguseks 9 aastat. Et kui vähegi võimalik, siis võiks olla see. Kui nüüd ei ole võimalik mahetoitu süüa, siis kindlasti võiks eelistada talutoodangut, aga sellist talutoodangut, kus te ise olete talus kohal käinud ja te teate, mida ja kuidas seal kasvatatakse, sest tegelikult ju selle mahesertifikaadi saamine on suur töö. Sinna alla läheb üksjagu raha, nii et kõikidel väiketalunikel ei ole võimalik seda sertifikaati omale hankida, kuigi nad tegelikult ju põhimõtteliselt võivad ju kasvatada mahepõllunduslike põhimõtete alusel. Kindlasti on võib-olla nii mõnigi teist kuulnud ka seda, et ei ole seal mahetoodangus midagi erilist ja uuringud näitavad, et see on võrdne igasuguse muu toiduga. Aga nüüd võiks hakata mõtlema selle peale, kuidas see toit maitseb, kuidas ta lõhnab. Ning mulle tundub, et ikkagi üksjagu sellest mahetoodangust on kirkamate värvidega, on maitsekam, lõhnab paremini. Et kõik see tuleneb sellest, et see taim on saanud oma kasvamise ajal õigeid toitaineid ja tänu sellele on ta ka oluliselt parema väärtusega. Ja kui juba on öeldud, et on tehtud uuringuid, mis näitavad, et ei ole seal mahetoidus midagi erilist. Aga kui me hakkame nüüd vaatama, kust kohast need uuringud pärinevad ja kes on siis nende uuringute eesotsas olnud, siis leiab sealt näiteks Monsanto juhatuse liikmeid ja muid selliseid tegelasi, kes on huvitatud geenmuundatud toidu propageerimisest. Ja kuidas sa seda propageerid, kui inimesed hakkavad arvama, et mahe on parem. Et seal on oma ärihuvid taga. Uuringutes tegelikult ka väga selgub, et seal mahetoidus on nii mõndagi rohkemat ja paremat, aga öeldakse, et ei, see uuring ei ole piisav, et niisugust järeldust teha, et tehke veel mitukümmend tükki, et võib-olla siis võime ütelda, et nii on. Tegelikult on ju mahetoiduga selline lugu küll, et sageli on see mahepõld ja tavapõld seal kõrvuti ja kui ühte pritsitakse, siis jõuab nii mõndagi teise ka. Aga loodetavasti jõuab sinna siiski vähem. Ja mahepõllundumajanduslike võtetega on võimalik see põld ikkagi lõpuks ju korda saada. Kui mahepõldu peetakse esimest, teist, kolmandat, neljandat, 5. aastat, siis võib-olla ta tõepoolest ei erine niivõrd palju sellest tavapõllust. Aga aja jooksul selle mullaviljakus kasvab ning rohkem toitaineid jõuab ka kõige selle sisse, mis selle mulla peal kasvab. Kui teil nüüd ei ole võimalust saada ei mahetoitu, ega aga seda talutoitu, kus te ise olete talus kohal käinud ja kõiki kättpidi teretanud ja katsunud kõik köögiviljad järele, siis muidugi võib osta ka turult ja tavalisest poest. Aga mis siis teha sellega? Et soovitan hästi hoolikalt pesta. Võite panna need köögiviljad likku väikse sörtsu õunaädikaga või õunhappega. Aga minul on veel üks oma nipp, mida ma kasutasin siis, kui mul ei olnud võimalik kätte saada mahetoodangut, kasutan seda siiamaani. Ja selleks on niisugune osoonimasin. Et ärge nüüd ära ehmatage, et see on niisuguse väga väikese jõudlusega osoonimasin, mida ma olen kunagi palju aastaid tagasi Amazonist ostnud. Siit tuleb ühes tunnis välja nii umbes 360 milligrammi osooni. Et need tööstuslikud, mis tõepoolest väga kahjulikud tervisele ja hingamisteedele mõjuvad ja millega saab valitust hävitada, nendest tuleb 5000. Nii et see vahe on ikka väga suur. Siia käib juurde üks voolik koos üks väikse mummuga, mis pannakse vette, kus asuvad need köögiviljad, mida oleks vaja nüüd pestitsiididest puhastada. Kahjuks mul on suure ringi sõitmisega see ühte kohta maha jäänud ja ma hetkel ei saa seda teile demonstreerida. Aga põhimõtteliselt niimoodi, et siin nägin ära, et siin on nupud peal, te saate valida aja. Kuskil 15 minutit on aja selleks, et pestitsiidid hävineksid, laguneksid ära. Et selleks panete selle masina käima, siia sisse käib niisugune voolik, mille otsas on see mummukene, selle panete vette, kus on köögiviljad. Need köögiviljad peaksid olema klaasnõuses, et ei tekiks mingisugust reaktsioone igaks juhuks. Ja pärast pesete need hoolega rohke vee ja sõela peal läbi ning võitegi neid rahumeeli kasutama hakata.
Et ise olen ma niimoodi üksjagu teinud ja kui ma tulin Eestisse ja mul alguses ei olnud neid talunikke, kelle käest osta, kui ma ei teadnud, kus saab, siis ma kasutasin seda masinat hoolega. Nüüd üks asi, millele veel nagu tasuks tähelepanu pöörata, on see, et igal aastal avaldatakse niisugune uuring nagu Dirty Dozen, kus siis selgitatakse välja need puu- ja köögiviljad, mis sisaldavad kõige rohkem toksilisi aineid, igasuguseid kemikaale, pestitsiide. Ja mis sealt välja tuleb? Et köögiviljade hulgas kindlasti kõige rohkem imavad endasse toksiine need lehed. Lehed on suured, laiad, on ju. Eks see populaarne seller, millest tahetakse, selleri vaatest tahetakse mahla valmistada, et kui te ostad seda tavapõllumajandusest, siis te saate sealt niivõrd palju pestitsiid. Et jah, kui te seda osoonimasinat ka veel ei kasuta, siis ma ei tea, kas sealt saadav kasu on piisav, et see need pestitsiidid ka omale vastu võtta. Need spinatid ja kalekapsas, me oleme juukseanalüüside pealt näinud juba, et on väga toksiline, et inimesed, kes seda armastavad, nendel on toksilisus tase juustes suur. Nüüd on jõutud ka sinnamaani, et on teadusuuringutega ära nähtud, et seda ei maksaks nii väga süüa. Aga mis siis on selline, mis on ohutum? Et ohutute hulka on liigitatud huvitaval kombel kõik need lillkapsad, brokolid ja tavalised kapsad, kuigi kui neid hakati ise ju kodus kasvatamast ja näete, et kõik tahavad neid süüa, tahavad sealt natuke näksida osa saada. Saan aru, et tänapäeval üsna palju neid kasvatatakse katteloori all, siis nad püsivad puhtad. Minu need köögiviljad on siin kõik praegu mahetoodangust. Suurem osa sellest on pärit Erto talust. Nad kõik näevad nii isuäratavad ja mõnusad välja. Veel üks asi, mis peaaegu üldse ei taha endas, õnneks ei tõmba toksiine, sibul. Sibul on selline huvitav asi, et kui te selle köögis katki lõikate, et laua peale, siis ta tõmbab kõiksuguse jama omale sisse, aga kui ta kasvab, siis ta suudab hoiduda sellest. Nii et see on väga huvitav, väga kasulik, sellepärast mina söön ise hästi palju sibulaid ja soovitan kõigil teistel ka neid palju süüa. Et jah, siin on veel ühte koma teist huvitavat, mida mina igapäevaselt kasutan. Siin on porulauk, minu suur lemmik, punane kapsas, siis hästi mõnus kollane peet, jamm, see meeldib lastele ka väga. Siis kindlasti selliste hästi kasulike köögiviljade hulka kuulub kaolikas. Ja miks mitte ka pastinak, selline huvitav juurikas. Et laske ka hea maitsta. Ja kui vähegi võimalik, siis kasutage mahetoodangut, kui ei, siis talutoodangut sellisest kohast, kus te olete ise kohal käinud. Ja kui neid variante ei ole, siis tellige omale see vähese jõudlusega osoonimasin ning suristage oma köögiviljad pestitsiididest.